Aga aitäh, Priit Kaasik, et sa oled täna AI Eesti podcasti tulnud. Katana MRP tehnoloogia juht. Sinu taust on olnud Skype'is, Microsoftis, Playdays. Playtechis ja nädal-kaks tagasi ühel üritusel Agur oli öelnud su kohta väga kihvti lause, et sa oled inimene, kelle juurde võib tulla ükskõik mis ettevõtte probleemiga ja sa suudad AI promptiga kõik need probleemid ära lahendada. Et kogemustega mees. Tere, väga meeldiv on olla siin saates, et me oleme Aguriga väga head sõbrad. Siis võib-olla Agur natuke liialdab selle hinnangu andmisel, et ma olen suur 10 000 tunni praktiseerimise uskuja, et siis ma ei ole veel seal 10 000 tunni lähedal AI-ga sõbrustamisel. Et reaalselt on mul ainult 2,5 aastat, et kui GPT 3.5 äkki välja tuli, et alles siis ma hakkasin tõsiselt tegelema sellega, et enne seda ma pigem jälgisin seda ja olin suhteliselt skeptiline. No aga siis on ainult aja küsimus, millal sinna 10 000 tunnini jõuame. Aga alustaks sellest, et sa tulid just Soomest, Slushilt, ja kindlasti seal oli ka AI teemad olid väga, väga fookuses. Mida seal huvitavat räägiti? Mingid 3 võib-olla märksõna või mõtet, mis sul sealt meelde jäi? No esimene asi, mis mind on juba siin paar nädalat kummitanud, aga seal ma käisin selles Lavably üritusel, mis oli Eestis, seal Pipedrive'i kontoris paar nädalat tagasi. Ja siis seal Slushil ma olin ka häkil, mis oli Lavably Anthropicu häkk, kus tunni aega tuli ehitada toode. Ja seal nende CTO Fabian on kirjutanud oma LinkedIni profiili sellise asja, et ta ehitab kõige viimast tarkvara. Et see on nagu üks mind vaevanud asi, et mulle tundub, et see on õige. Et praegu me oleme sellises faasis, kus on vaja ruttu endale ehitada mingi platvorm, kus on andmed, mis on siis nagu see sinu väärtus. Ja sinna peale genereeritakse tarkvara, et keegi nagu kellelgi ei ole enam vajadust midagi ehitada, kõik genereeritakse. Sa ütled, mida sul vaja on ja siis ta ilmub tüüpi lahendused tekivad. Et ma ei näe, et siit edasi oleks mõistlik hakata programmeerijatega mingit koodi kirjutama. Kui sa juba ei tee seda. Lavabel on siin viimasel ajal kõvasti kasvanud ja seal saab väga, väga põnev olema, kuidas siin järgnevad aastad need rakendused siin edasi hakkavad arenema. Aga tulles tagasi sinu... Mul oli muidu veel paar asja, kui tohib. Ma tahtsin selle Slushi kohta öelda, et kolm asja oli mul. Muidugi. Ja, et kui ma juba need läbi mõtlesin, et see Google Gemini 3, et see on minu arust Google on liikunud nüüd kuskil sealt sabast nagu kõige ette oma viimase toote portfelliga. Kas sa olid jõudnud ise seda testida ka juba? Teisipäevast saadik, ega ma hästi maganud ei olegi, ja Slushil ka oli niimoodi, et kuskil seal 2 sai magama, sest ma proovisin seda Anti-Gravityt ja siis Gemini 3 ja siis oli see Banana Pro ja kõik need asjad. Pildimudel. Jah, et proovisin läbi, seal käisin sellel nende tuleviku äri kõrvalüritus või side event. Vaatamas, kuidas nad siis selle ürituse käigus, mis kestis 2 tundi, genereerisid terve ettevõtte. Ja siis ma jäin ka mõtlema, et nagu selle asutaja elu pole vist kunagi nii kerge olnud, et sa teed 2 tunniga ettevõtte pitchi, mille idee sul on. Sa võid teha kohe sellest ka 15 erinevat versiooni. Et ainuke asi tegelikult, mille taga nagu on see tahtmine, et sa tahad hakata vedama seda. Ja sa tead, et see on siis niimoodi, et kui sa enne töötasid võib-olla 8 tundi päevas tööpäevadel, siis sa tõenäoliselt töötad 12 tundi päevas ja nädalavahetused ka. Et siin on nagu pigem nagu see, et mitte, et kas ma tahan, vaid et kas ma olen valmis seda tegema, sest see on
hämmastav selline vastupidavuse harjutus eelkõige. Ühesõnaga, Gemini 3 soovitad siis kõikidele kasutama hakata? No sõltub jah ülesandest, et ma proovisin, minu enda huvi on hetkel agentic software engineering, ehk siis mitme agendiga paralleelselt ühe koodi baasi kallal töötamine ja siis tekitada autonoomsed nagu sellised projektid, mida saab kasvatama hakata, et paned ühe kasvama, siis paned teise, mitu üks inimene, üks AI mehaanik suudab nagu, aetnik suudab kasvatada, et ja seda samas te ju sinna tegelikult planeerimisse ja testimisse ma testisin seda, et ma endiselt olen Cloud Code'i kasutan koodi genereerimiseks. Siis kui lähme Katana teemade juurde, siis saame nendest agentic workflowdest ka täpsemalt rääkida. Ma ei tea, kas mina olen õige inimene täpsemalt rääkida, suundadest. Aga võib-olla viimane märksõna Slushi kohta, mis sul kirja sai või mõte meelde jäi? Ma käisin ka sellisel üritusel nagu State of European Tech, Atomico ja AWS-i ühisüritus. See oli pigem selline, kuidas öelda, mitte nii positiivne üritus, sellepärast, et mulle tundus, et seal inimesed, kes olid, üritasid nagu välja mõelda mingisuguseid põhjusi, kuidas asjad lähevad paremaks, aga mina ei ole suutnud relate'ida nendesse, et mina ei saa aru, et Euroopas on see tehnoloogiasektor kuidagi paremas seisus kui enne, et minu arust ma tunnetan just, et see Ameerika osa just kiirendab praegu ja meie ei kiirenda eriti midagi. On nagu minu lugemine sealt, aga kui investorid ütlevad, et on head märgid, võib-olla nad näevad midagi, mida mina ei näe. No vähemalt investorid on rahul. Nii, aga kui me lähme nüüd ajas natukene tagasi, siis enne kui sa Katanat tegid, siis sa olid rohkem seal võib-olla korporatiivses maailmas, sa olid Skype'is, Microsoftis. Mis see suurim õppetund on, mis sa sealt kaasa oled võtnud? Sa tegid päris pika karjääri seal. 2003 ma läksin Playtechi, kui seal oli 50 töötajat ja siis ära läksin 2008 lõpus, siis oli 1500. See oli see esimene nii-öelda kasvuettevõte, kus ma olin siis Skype'is. Skype'is juba oli siuke sarnane kogus inimesi ka siuke üle 1000. Ja siis kui Microsoftiga toimus liitumine, et siis muidugi seda on raske juba kirjeldada, kui sa oled siuke, Microsoftil oli 90 000 põhi või nagu neid kutsuti FTE-d, ehk siis full-time employeed, aga neil on ka nagu sellised oranži märgimehed ehk siis nagu kontraktorid, kes on ka nagu siis kokku 200 000 inimest oli seal. See oli natuke teistsugune kogemus. Seda on isegi raske kirjeldada, et sa võid seda rääkida, aga kui sa ei ole seal töötanud, kuidas seda kogemust endale ette kujutada on päris raske. Raske omata seda suurest, jah? Jah, ja siit ma võtaks selle õppetunni on see, et tegelikult nagu õppetundi otsest ei ole, et mina ei leia, et see erineks sellest, mis tänapäeval on see, mida ma kutsun sotsiaalmeedia müraks, üldse müra, infomüra. Või AI müra äkki? Või see on kõik üks mõnes mõttes, et sa pead orienteeruda suutma, et sa pead oskama filtreerida nagu tõusma selle kohale, ütlema, mis on olulise ja mis on ebaoluline, siis enda, kuidas öelda, siis vastuvõttu suutlikkusele vastava koguse müra sisse võtma. Ja minu arust suurtes ettevõttes töötamine on täpselt samamoodi, et mulle tuli meelde selline film nagu, see on raamat tegelikult, Preili Šmilla Lumetaju. Taani autor räägib Gröönimaast ja Kopenhaagenist toimub tegevus, kus keegi saab surma mingi õnnetuse tagajärjel, aga kuna Preili Šmilla on ka sealt Gröönimaad või Nukidest, Eskimood, siis ta näeb seda lumel jälgi, mida keegi ei märka, mis viitavad hoopis millelegi muule. Siis tegelikult on see nagu siuke tähelepanelikkuse ja ruumi lugemise oskus, kus sa saad aru näiteks, et suur riiorg on tulemas või et see üksus, kus mina siin praegu kõvasti tööd
teha, võib-olla koondatakse ära suurest pildist. Et see on nagu, see ei ole nagu otseselt suurkorporatsiooni oskus, see on üldse vist nagu mingi süsteemne mõtlemine või näha mingeid erinevaid liikuvaid osi ka startupis või et ma ei teagi, et ma ei ütleks, et see nüüd on väga spetsiifiline, aga see on oluline oskus. See on ka lugeda neid enda ümber mingeid märke umbes, et toimub mingi shift, on ju, et sa ütled, et AI ei ole päris ja siis ei lähe kaasa sellega või mis iganes ja siis imestad, et kuidas mu äri nagu ära kadus järsku. Ütlevad, et kuulge, märgid on siin juba olemas. Aga ühel päeval sa istusid ruumis, istusid maha ja sa lugesid ruumist, et nüüd oleks vaja mingit oma asja luua. Kirjelda seda hetke. Ja see oli päris siuke, see on lihtne, Microsoftis on niimoodi, et sulle pakutakse midagi, kui sa oled tubli. Ja siis mulle ka tehti ettepanek või võimalus kolida Redmondi ja hakata vedama ühte toodet, mitte vist päris juhina, aga siis seal ütleme aga ikkagi nagu osa sellest juhtgrupist. Tootejuht või midagi sellist. Ja siis ei jõudnud kodus kokkuleppele ja midagi nagu jäi kripeldama ka, ütleme, et see on nagu mõnes mõttes nagu Atlassiani Jira konkurent Microsoftis, ehk siis Team Foundation Server ja siis saad aru, et see on raske on seda endale nagu meeldima panna. Ja siis kodus ka nagu naine ei toetanud, et arstina peaks minema uuesti kooli, et Ameerika Ühendriikides saaks tööle minna. Ja nii edasi tundub siuke meeletu hustle. Ja siis, kui sa nagu ei võta seda pakkumist vastu, et siis sind nagu benchitakse, pannakse pingi servale istuma, et pole nagu päris meie jope nagu. Ja siis, aga teine osa on jälle see, et sul on seal stock rewardid ja optsioonid ootavad ja sul natukene kannatada ja siis võtad oma paki ja tänad kõik ja lähed. Aga ometi sa ei valinud seda teekonda. Sündis miskit muud. Ei, ma ju läksin niimoodi, et ootasin ära sügisele selle Cliffi ja müüsin oma asjad ära ja siis ühel hommikul duši all tuli otsus, et täna on see päev, kus tuleb avaldus lauale panna. Otseselt mul ei olnud veel plaani, et ma olen küll selline inimene, kes hüppab enne kalju äärelt lahti ja siis hakkab vaatama, et kuhu võiks maanduma hakata, nagu õhus üritab selle välja töötada. Ma olen täheldanud, et see on minu jaoks nagu vajalik. Et muidu ma ei tõmba ennast või võta ennast kokku piisavalt, et oma parima töö teen ma kukkudes. Et siis, kui juba stabiilseks läheb, siis ma tegelikult see pingutus nagu ei ole enam päris see. Lähed laisaks? Laisaks võib-olla pole, aga jah, ikkagi inimene optimiseerib, pingutab nii palju kui vaja. Või nii palju kui on vähim, kuidas kõige vähema pingutusega hakkama saada. Et sa niisama ei taha kogu aeg täiesti jõust tõmmata või lükata. Ja tegelikult siis ju Katana veel ei tulnud, siis sündis miskit muud. Ja me tegime 6 tegime ettevõtte Flowhow. See oli selline nagu tarkvaraarenduse analüütika platvorm. Mõnes mõttes, ma ei tea, kui te teate siukest tarkvara nagu Swarmi, DevX 360. Ta analüüsib siis tarkvara projekti juhtimist ja siis versiooni kontrollisüsteeme nagu Jira ja GitHub näiteks. Ja siis üritab välja joonistada tiimide kaupa, millega seal tegeletakse. Ja et kas need on head mustrid või halvad mustrid ja mis on benchmargib, et mis on nagu selles valdkonnas nagu normaalne ja mis on, nagu saab optimaal. Et siis, kui sa ehitad neid funktsioone, on siis lihtne nagu diagnostika teha, et millise tiimiga, mis probleemidest võiks rääkima minna. Midagi on seal takerdunud ja üldjuhul see ei ole nagu otseselt selles, et inimesed on aeglased, vaid seal on kas midagi sisenditega, aga sul on vaja sellist kohta, kus sa näed, et sa pead minema. Mis ütleb, et mine vaata, mis seal on. Et see ei tähenda seda, et sa ajad kõik kokku, et nii, commit'ida on liiga vähe kui mitte. Pigem tead, et sa lähed sinna tiimi uurima, et mis seda põhjustab neid vähe kui mitte, sest üldjuhul see ei ole üldse inimestega seotud, et see on mingi protsessi error tavaliselt. Ja kuidas see ettevõtmine teil välja tuli? Ma saan aru, et tänaseks te olete pillid vist kotti pannud. Jaa, sellega oli päris huvitav, et tegelikult ega ta ei olnud nagu ebaõnnestumine.
tal oli nagu, meil oli vähe kogemusi, oli kuidas seda tootestada ja me raha ei tõstnud traditsioonilisel viisil, vaid teenisime konsultatsiooniga kõrvalt. Seda mudelit ma ei soovita tegelikult, et see on nagu päris suur segaja. Mõnes mõttes ta andis meile jälle hoopis parema pildi sellest, et kuidas seda toodet ehitada, sest me siis nagu seda toote oli alati meiega kaasas nagu seal ettevõtetes. Bigbankis ja siis SMITis juurutasime seda ja siis ühes rahvusvahelise ettevõttes, suures ettevõttes ka AIMI, see on UK ettevõte, mis teeb lojaalsusprogramme Virginile ja siis Sainsbury, see kaubamajakett ja nagu ma ei tea, partnerkaardi. No ikka päris suurtele 13 000 arendajat oli seal. Okay. Aga ikkagi jah, et need, me ei suutnud nagu sellist iseseisvat toodet tekitada, vaid nad päris tihti me pidime ikkagi müüma enda aega. Sest inimesed tahtsid lihtsalt minuga rääkida. Nad tahtsid teada, et kuidas Microsoft ühte asja teeb ja kuidas Skype, ma ei tea, teist asja teeb. Nad tahtsid nagu, nad ei uskunud seda, mida toode neile ütles, nad tahtsid inimesega rääkida. Mõnes mõttes võib nagu seda ka kõrvuta praeguse ajaga, kus osad ettevõtted on sunnitud oma AI pingutusi nagu tagasi tõmbama, sest näiteks inimesed ei ole valmis suhtlema customer supportis või kuskil. Oleme näinud. Et kas Duolingo vist pidi selle tagasi tõmbama ja äkki oli Klarna ka, et ei taha laenu võtta AI käest. Pole päris see. Ja hea näide. Aga enne kui teil tuli üldse Katana idee, siis räägi oma sõnadega üle, et millega te tegelete, mis asi see on, et kuulaja ka mõistaks siis võib-olla lihtne inimene, kes ei ole siis seal tootmise valdkonnas ja mõistaks. Ma räägin äkki hoopis, et kuidas me selle idee peale tulime nii ja niimoodi, et mis Katana teeb, vaid kuidas me otsisime seda, et mis probleemi lahendama võiks hakata. Et 2 aastat ma tegin seda Flowhow'd ja siis ma rääkisin oma sõbra Kristjan Vilosiusega, et ma rääkisin paljude inimestega, et keegi tahab investeerida Katanasse. Ehk et me saaksime loobuda sellest konsultatsiooni poolest ja siis hakata nagu ainult tootega tegelema. Aga ega mul see lihtne ei olnud, ma peaks ütlema ka, et ma olin ikka päris roheline, et näiteks, et kui ma praegu mõtlen, et inimesed teevad mingi 100 neid investori intervjuud, mina tegin mingi 5, kui 5-ga ei töötanud, siis ma ei viitsingi nagu rohkem tegeleda. Mulle tagantjärele ma ütleks, et pigem oleks pidanud seal veel pingutama, aga see kahetsus ei loe midagi, et ju siis ei olnud mõeldud, see polnud see, sellel olid muud väärtused, mida ma õppisin seda tehes, sest ega ma nagu ju ei loobunud, vaid läksin uuele ringile. Selle tegime alus Kristjaniga, Kristjan ka oli palgatööl ja siis ta otsustas, et ta ka, et ära mine sinna tagasi, et kui see Katana kinni paned, ära mine kuskile palgatöölt, teeme koos midagi. Siis me rentisime või rentimine võib-olla vale sõna, hõivasime ühe tema portfelli ettevõtte tagaruumi Telliskivis ja hakkasime inkubeerima, ilus eestina sõna, erinevaid ideid. Tegime seal mingi integratsiooniplatvormi ja isegi kõiki neid katsetasime ka, tegime mingi fake kodulehe ja mingi testisime SEO-d ja registreerisime kõik sign-up'id ära, kirjutasime inimestele, et see pole päris toode, aga et me tahame täida küsimustik ära, et võib-olla see saab päris toode. Ja nii edasi. Ja siis tegime ka prototüüpe mitmetele Eesti ettevõtetele siin Skeletonile ja aga et me vist Katana alguses tuli lauale, ta on oma olemuselt ERP-süsteem, ma ei tea, SAP, Microsoft Dynamics, kujutate mingid monsterid, aga et seal on nagu hästi suur tühimik on Exceli ja SAP-i vahel. Okay. Ja siis mõtlesin, et me teeme sellise SMB nagu Small Medium Business nagu versiooni sellest, et ta ei ole nüüd mitte nagu see, et sul on kõik moodulid olemas ja valin aga neid mooduleid, millest maksma hakata, vaid et ta on niimoodi, et sa saad seal ehitada nagu oma äranägemist järgi, et me oleme rohkem nagu integratsiooni andmeplatvorm ja sa paned siin oma vastava raamatupidamistarkvara sinna külge, mis sulle meeldib. Nagu, et mulle meeldib QuickBooks või mulle meeldib Merit Activa,
et mina ei taha SAP-i finance'it kasutada. Ja siis sa lihtsalt ühendad need töövood omavahel ära või andmevood ja siis müün Shopify veebipoes, võib veel mingi ladu olla, see on shipping kuskilt ShipStationist või Fulfilled by Amazoni kaudu ja et need omavahel need asjad kokku lööd, teha selline ilus helikopteri vaade või nagu backlog nendest asjadest, mis läbi jookseb Q-based. Katana oligi siis nagu cutting edge. Alguses cutting edge manufacturing, siis pigem nagu cutting edge inventory. Et me alguses mõtlesime, et selle toote sihtgrupp on selline telliskivi tõuksitootja. Et me saame 50 000 selliseid, kes panevad mingeid asju, tellivad Hiinast jupid, panevad kokku ja siis müüvad veebis. D2C manufacturing, see on direct to consumer, kellel on oma bränd on ja siis e-kanali kaudu shipib asju koju. No, hästi palju siukest kraami. Aga mida me alguses muidugi ei osanud ette näha, on see, et nad on hästi volatiilsed, et ühel päeval neid on palju, teisel päeval on nad kõik pankrotis, kolmandal päeval on tariifid, seal, nad on nii haavatavad, et seal selle äristatsi pealt nüüd öelda investoritele, et see on väga kõva business, seal on, sa ei oska midagi eriti ennustada ette, sest see pole üldse sinu tarkvarast sõltuv, kuidas sul läheb, nagu, et see, kui järsku teelab suur suremus sisse seal ettevõtetesse, siis sinul on churn ja see pole üldse seotud sinu tarkvara featuuride või hinnaga. Neil lihtsalt polegi nagu, neil lähevad lihtsalt out of business mingil muul põhjusel. Aga kuidas te jõudsite selle ideeni üldse või kus te nagu kohtasite seda probleemi kõigepealt? Meil oli selline sõber ettevõte, Klaarvindur. See on Eesti ettevõte, mis toodab highly customized tõukse või? Puidust aknaid, uks ja müüb neid Taani turule otsa. Et siin väga keegi just Eestis neid ei tea. Aga seal oli nii selle product information, sest on PIM, eesti keeles, ma ei oska neid termineid kasutada. Ja siis ka nagu inventuuri osa, et sa kasutasid Eesti ühte teist MRP-d, MRP Easy on ka Eesti ettevõte. Yeah. Seal SMB ruumis ongi nagu Eesti ettevõtted domineerivad maailmas. Ja siis tegime alguses terve rea, mõtlesime, et kas see ongi see kombinatsioon, millega see Klaarvindur tehnoloogia või tootmine peaks olema toetatud, mis on kõige paremad tarkvarad olemas. Sellised, kus sa ei pea upfront maksma mingisugused mitusada tuhat või miljonit raha selleks, et koolitada inimesi neid onboardida, sest need on nagu need suured tarkvarad on sellise hinnaskaalas mingisugused epikorid ja asjad, kuidas toota. Ja mida me tegime, oli siis me tegime ka selliseid, et olime selle Klaarvinduri esindajad Kristjaniga ja siis lasime endal demoda hästi palju neid tarkvarasid. Käisime nende müügi esindajatega kohtumas, vaatasime, kuidas Epicoris ehitatakse Koenigsegi sportautosid ja mingid asju. Ja siis, mis meile sealt silma hakkas, oli see, et mingi hetk nad ütlesid nii, nüüd päev sai läbi, nüüd tuleb välja selgitada, kui palju materjale kulus ja palju on veel alles ja mida peaks tegema. Siis vajutas mingit nuppu, et kogu ekraan läks halliks. Nagu, et nüüd toimuvad arvutused ja et nüüd mõne tunni pärast on teada. Ja siis me nagu omavahel vaatasime. Agent saadeti kuskile. Me vaatasime üksteisele Kristjaniga otsa, siis mõtlesime, midagi olulist me nägime just siin praegu, et kuidas see ei peaks töötama nagu seda tarkvara. Ja siis sealt niimoodi vaikselt hakkas kooruma, et tundub, et see on täiesti alaesindatud, need lahendused on arhailised, nagu näevad välja nagu Windows 95 oleks toodud aastasse 2014. Siis on jah, niisugune klient-server lahendus, kus on paks klient, on arvutis installeeritud ja siis kui toimub mingi oluline arvutus, siis kogu arvuti seiskub mingiks ajaks, kus toimuvad arvutused, nagu lukustatakse ära ja see nüüd küll ei ole normaalne selle aja tarkvara. Ühesõnaga nägite seda valu kohta ja sealt tuligi see idee teil. Mis sealt nagu edasi sai? Meil oli veel nagu mingid kohti, kus me ammutasime, sest väga lihtne oli sellega võrrelda, sest kõigepealt isegi nagu pilve tarkvara kasutamine oli innovatsioon seal, siis rääkimata veel näiteks lean printsiipide kasutamisest tootmises, nagu Q-based nagu taskid ja nii edasi, siis me kasutasime seal
sellist, backlogi võist lähenemist, et kuidas asjad sisse tulid ja mis järjekorras nad peavad välja minema, et sellist ülevaatlikku nagu siis, pigem siis nagu order fulfillment'i peale optimiseeritud, sest tavaliselt need ERP-i süsteemid on moodulipõhised nagu, et seal on ostujuht ja müügijuht ja tootmisjuht ja meie vaatasime nagu helikopteriga niimoodi, et tellimus tuleb sisse, pakk läheb välja, et siis nagu meie nagu mõtlesime, et see on nagu siuke fulfillment nagu management või selline uus amet, mis ütleme, et ei puuduta neid tootmisjuht ja müügijuht, et tema vaatab pigem neist läbi selle horisontaalse töö, job, mida kliendi juures tõenäoliselt need moodsad ettevõtted kasutavad versus see, et kuidas traditsioonilised ettevõtted seda kasutasid. See kogemus, vaata, et sa oled ikkagi päris kaua olnud tööl suures ettevõttes, et kui sa nüüd ise mõtled, et kui sa alustasid oma mingi startupi loomisega, mis on nagu üks õpitud oskus näiteks, mis sa suurest ettevõttest võtsidki kaasa, mis aitas sul ka näiteks seda startupi edukalt luua? Sellest on palju räägitud ja ma eeldan, et see, arvan, et see on ikkagi seotud sellega, et sul on kogemus sellest, et sa oled meeletult eduka ettevõtte osa olnud. Ja see usk sellesse, et sa võid tulla teha ja siis minna, ma ei tea, ükskõik kuhu. Et see oli päris hämmastav, et seda on ka jälle raske kirjeldada, seda kogemust, aga näiteks, et mingisuguses faasis ma pääsesin Gartneri IT-sümpoosiumile. Ma ei tea, teate, Gartner on konsultatsiooni ettevõte. IT-expo või mis nende see üritus oli, Cannes'is. Ja siis mina läksin sinna hoopis vaatama mingit tarkvara arendustsükli nagu mingi seotud nagu track'e, mis seal olid ja kohe nagu võeti mind seal liistule, kutsuti mingitugustele õhtusöökidele sinna Michelini tärnidega restoranidesse, mingisugune Gartneri teadlane andis mulle oma signeeritud raamatu ja nii edasi, et see Skype'i nagu lihtsalt see nimi oli see, mis nagu tegi lihtsalt suvalised uksed lahti sulle, jalutasid sinna teksades sisse ja ülejäänud inimesed olid ülikonnas ja kõik tahtsid teada. Sertifikaat oli justkui küljes. Tahtsid osa sellest maagiast saada. Mina leian, et seal päris palju sellisest mõtteviisist või, et asjad on lihtsad ja õnnestuvad ja et siin ei ole mingisugust maagiat selles on nagu vist selline asi, mis sind päris palju mõjutab, nagu, et kuidas sa peale hakkad ja ütled, et ma hakkan startupi tegema. Miks ma ei peaks saama 250 miljonit kasutajad, ma just tulin sellisest kohast. Aga see usk sinusse oli nii tugev, et ma lugesin, kui te Katana asutasite ja oli esimest raha vaja, siis viskasite slaidid kokku ja umbes investorid olid pardale. Siin on ka osa sellist nagu, see on nagu päris palju legendi ka muidugi. Ei tea, kodulehe järgi. Ja siin on nagu palju asjad, Kristjan oli väga tugevalt sees investeerimispangandus private equity ja tal oli palju kontakte seal, kus tal oli ka oma renomee, pluss siis see, et me valisime ka siis nagu selle alustava meeskonna jaoks ikkagi inimesed, see on hästi oluline on see, et sul on idee normaalne, sa ise oled normaalne storyteller, sa oskad rääkida, mis probleem see on, kuidas see maailma paremaks teeb. Siis sul on tiimi roster, kus sul on kirjas ikkagi inimesed, kellel on taust, kellega võib-olla investorid tahavad ka rääkida, kes tausta järgi ütlevad, nad oskavad teha siuke asja. Et see õnnestumise tõenäosus on tavaliselt seda vaat, see on kõige olulisem vist üldse, et see, mida sa väidad, et sa hakkad tegema, et investorid tunnevad, et selle tiimiga teeb ära selle, et need on kõik siuksed kõvad vennad. Ja siis sul on veel see nagu see eelneva elu usaldus on seal peale, nii et siis ma sain Kristjani ikkagi oma Ingli raha tõstis oma võrgust eelkõige, et minu võrku me kasutasime alles siis, kui me seeria A-d hakkasime tõstma, sest seal nagu need venture capitalist track on natuke teissugune, ja seal Ingli raha nende käest ei küsita, nii et seal on pigem nagu rohkem nagu isiklikel tutvustel baseerub. Mitte tutvustel, aga ütleme siis üks tutvus viib teiseni ja kes sinule sisse või selle intro teeb ja nii edasi, et see on nagu hästi tugev networking on nagu vaja ikkagi teha. Kui sa tahad välist raha tõsta, kui sa ei tee bootstrappingut, oma ressurssidega alustad niimoodi kokkuhoidlikult.
aga kas see vastab tõele, et teil siis toodet ei olnud, teil oli vist 10 lehekülge PowerPointi? No see vist ka päris nüüd nagu õige ei ole, et meil tegelikult me ehitasime prototüübi enam-vähem kohe valmis. Noh, kasutasimegi, ütleme, et me oleme Katanas seda strateegiat senimaani kasutanud, et me ei hakka ehitama asju, mis on juba ära ehitatud. See oli üks asi, mida ma Skype'is ka märkasin, oli, et olid insenerid, kes raiskasid aega selle peale, et mitte kasutada Continuous Integrationi server Hudson, mis oli kuskil saadaval, vaid hakkasid oma seda Continuous Integrationi serverit arendama, et paremini tarkvara arendada. Et nagu raiskad nagu mõttetult aega nendele asjadele, mis nagu ei ole olulised üldse. Ja samamoodi me ei teinud Katanas ei kasutajahaldust, võtsime kasutajahalduse platvormi, siis me kasutasime Rokut, et oleks meil ei peaks ühtegi DevOpsi ega sysadmini tööl olema ja nii edasi. Kui proovisime lõigata nurki, kuidas valmis olevates as-service tükkidest ehitada nii palju kokku kui võimalik. Esimene versioon isegi meie UI-st on see React app template'i pealt genereeritud. Võtad selle koopia sealt GitHubist ja kütad oma selle backendi külge. Backendis me valisime ka samamoodi siis Loopback, siuke Node'i framework on, mille huvitav osa oli see, et sa ei pea eraldi API-sid ega asju ehitama, vaid et kui sa andmemudeli teed ja erinevad teenused omavahel kokku ühendad, et andmemudel on jagatud, siis neil API-d genereeritakse automaatselt. Et siis me päris palju lõikasime nurki või aega siis enda jaoks, et kui kiiresti me saame liikuda. Meie jaoks tundus, et kõige suurem probleem selle ERB-i maailmas ongi see feature coverage, et see on lihtsalt nagu monumental task, kui palju asju on vaja ehitada, siis tegelikult ei tohiks ehitada ühtegi asja, mis on juba olemas. Muidu veel väikse tiimiga. Et ma naersin mingi oma sõbra mõned aastad tagasi, kes rääkis õhinaga, kuidas nad olid Wise'i arendanud kahefaktorilise autentimise. Meil on ka see, on ju seal Auth0-is on siuke checkbox, turn on two-factor authentication customers. Ongi, et aga nemad veetsid terve tiimiga mingi aja, ehitades oma two-factor authenticationit, mis ei ole. Et see jäädki mõtlema selle, et meie ei saa enda lubada siukest asja. Minu arust ei saa tegelikult suured ettevõtted ka seda lubada, aga kuna neil on nii palju liikuvaid osi, siis nad ei märka, et nad tegelevad siukse pseudo-raiskamisega. Kui sa korra vaatad tagasi Katana loomisesse, kas sa midagi oleksid teisiti teinud? Või mis nõu sa oleksid endale andnud? No ma ei tea, me tegime, ei vist mitte, sellepärast, et selle need, mis ämbreid oled kolistanud ja mida valesti teinud, et me kogu aeg proovisime läheneda sellise iteratiivselt ja ainult seda hetke probleemi lahendades, mitte segada sisse mingisugused tulevikuvisioone, mida tavaliselt ka veel tehakse, on see, et sa arendad ette mingeid asju, mida sul täna vaja ei ole, olles väga tark, aga probleem on siin selles, et sa pead olema praegu edukas nende asjadega, mis sul on, selleks, et sa üldse saaksid koguda mingisugust kapitali või mis iganes selleks, et siis see järgmine samm teha. Siis järgmises sammus, mida sul on vaja teha, ja sellel on natuke teistsugune lähenemine. Nüüd me oleme ära liikunud Heroku pealt ja oleme Amazonis, aga meil on juba niimoodi, et nüüd on pool R&D on kõik Google'i peal ja siis production on Amazonis. Võib-olla liigume kogu asjaga Google'i peale, ma täpselt ei oska veel öelda. Aga jah, et ajas sa pead uuesti ümber otsustama ja see ei saa olla niimoodi, et see esimene otsus oli vale võrreldes selle praeguse otsusega, mis me teeme, miks me kohe Google'i peale läinud, sellepärast, et Google'il ei olnud cloudist tollel ajal neid teenuseid, mida meil selle alustava ettevõtte jaoks oli vaja või meil ei olnud tasuta krediiti nii palju kui vaja ja ühesõnaga, et kõik otsused on väga pragmaatilised, näiteks, et miks me hakkasime Microsofti stacki kasutama Google'i stacki asemel Office stacki, seda productivity suite'i. Et neil oli mingi aastaks tasuta 6 inimese mingisugune startupi litsents, on ju. Google'il ei olnud. Alguses me kasutasime Bitbucketit, mitte GitHubi, samal põhjusel 6 selle tiimile tasuta. Premium.
jah, et need olid nagu siuksed üsna pragmaatilised asjad, ei saaks öelda, et mis siis, et me enam neid ei kasuta, aga alguses oli vaja ehitada võimalikult odavalt, võimalikult hästi toimiv prototüüp, et minna järgmisse faasi ja siis tuleb ümber otsustada. Aga noh, siuksed mikrotasemel valesid otsuseid, neid tuleb kogu aeg ette. Oluline on see, et sa saad neist üle, et see ei jää nendes kinni ja et sa tead, et otsustamine ja ümber otsustamine on ka okei. Aga milline juht sa oled? Näiteks, kui sa peaksid uusi inimesi oma tiimi valima, siis mida sa seal vaatad? See on niisugune keeruline aspekt, küsimus. Et mulle meeldivad väga iseseisvad inimesed muidugi. Ma kutsun ise low maintenance people on. Aga et samas on nende iseseisvate inimeste, kelle omad probleemid ja pigem seal kuskil niisugune kompromiss, et aga mida ma kindlasti ei taha oma tiimi on just see, et inimesed, kes ei suuda iseseisvalt töötada, et need on nagu välistatud, kellel on kogu aeg vaja mingit niisugust tagasiside luupi või aktiivset monitooringut peal hoida, et kas nad ise tulevad sind kogu aeg segama oma küsimustega või siis nad on vakka ja ei tee midagi, et need on kõige hullemad case'id minu jaoks. Aga kui sul on valida, sul on väga hea inimene, kes sobitub tiimiga. Teine variant on see, et ta on väga hea probleemide lahendaja. Ja kolmas variant, ta on kiire õppija, tal on väga hea töötahe, aga võib-olla tal ei ole nii palju teadmiseid. Siis millise inimese kasuks sa siis valiksid? No see sõltub, millised inimesed mul on juba selleks hetkeks, sest tegelikult kõige paremad tiimid on alati et kõik rollid on esindatud nagu mõnes mõttes. Keegi ei tee korvpallimeeskonda ainult Jordanitest, seal peab Pippen olema ja Dennis Rodman. Aga pole proovitud. Ei no, see ei tööta niimoodi, ainult näiteks ründajatest koos nagu korvpallimeeskond. Seda on, ma ei tea, sellega ei võidata, sellepärast ei teata neid võistkondi. Kes teil tiimis Dennis Rodman on? No, et ma nüüd seda ma ei oska niimoodi välja tuua, aga ma mõtlesin, et seal on nii see musta töö tegija, troubleshooter, kiire õppija, kõik need peavad olema seal tiimis. Et see ei ole nii, et üks versus teine. Et mida, ja nagu ma ütlesin, kõige hullemad on ikka need high maintenance inimesed, keda ei saa usaldada üksi töötama. Või nad siis segavad teisi oma pideva abi vajamisega. Aga ütle mulle, et kui sa oled väga palju praegult maininud just seda protsessi ja seda nii-öelda prioriteetide seadistamist, et ütle, et mis on sinul kui CTO-l, ütleme, kõige raskem otsus, millega sa pead siis, ütleme, iganädalaselt näiteks tegelema? Nädalasega? See on liiga tihe, mul ei ole selliseid raskeid otsuseid nädala baasil, aga viimane, mis ma mäletan, on ikkagi kevadel, et ma koondasin pooled arendajad Katanast. Sellega ei ole tegelikult väga võrreldav ükski teine otsus, mida ma olen teinud seal. Kui meil selle tariifide tõttu kukkus kasv 0 veebruaris ja siis raha ei olnud võimalik tõsta, muidu arvel oli meil raha, me 1 miljoni põletasime iga kuu miinust. Et augusti lõpuni oli raha ainult ja siis keegi raha anda ei tahtnud, et selle majanduse olukord nii halb on, ühtegi investorit ja veenas ei jutt, et väga hea tiim on. Miljon läheb tootesse, aga kasvu pole. Et noh, seal olid vaja teha radikaalseid muudatusi, nüüd me oleme toonud kulud alla, me pole veel kasumlik ettevõte, aga meil on võimalus mingi paari aasta jooksul kasumlikuks muutuda. Ja siis teine osa oli see, et me tegime siis selle full-blown AI revolutsiooni, et kui me enne proovisime AI pigem, jälgisime AI, proovisime natuke, siis kogu aeg oli ma ei tea, siis me keerasime ikkagi niimoodi ringi, et ainult AI-ga teemegi ja nii kaua teeme, kuni hakkab tööle. Et see on nagu päris suur radikaalne muutus. Nagu, jah. Mis te siis teete praegu AI-ga? Mis see nagu radical shift praegu tähendab? Ma rääkisin enne sellest saates, kõike, et Hot Ones, selle production company ja nimi on First We Feast.
aga meie oleme first with prompt. Okay. Et mina ei tea, mina seda elustiili siis kuidagi reklaamina ettevõttes on, et üritan näidata, kuidas ma enam-vähem kõikidele asjadele lähenen promptiga. Et kui ma tulen hommikul tööle, avan seal oma Claude'i äpi, küsin, et WhatsApp on ju, et ta tõmbab mu viimased Slackid ja Exchange'i mailid ja stackib need kõik ära ühte backlogi, ütleb, et tegele nendega kohe ja nendega tegele pärast ja ma ei käi enam nagu kuskil emaili kliendis või chattimas. Kui selline. Ehk siis su igapäevane tööriist on Claude, sellist Claude'i? Siin, see tuleb meelde, et Claude on kõige suurem, aga ma ei oskagi nüüd öelda, ma olen nüüd viimased päevad ainult Gemini'd kasutanud. Põhimõtteliselt kõige, kui me alustasime, et siis oli ChatGPT ja OpenAI järjekorras istusime, et see oma firma konto saada kõigepealt, alguses me kasutasime siis nii-öelda eraisiku või consumeri nagu tooteid. Siis saime tiimi, ChatGPT for Teams ja OpenAI platvorm API. Et siis me kasutasime kogu aeg seda ja siis vaikselt niimoodi. Eelmise aasta lõpus ma vahetasin Google Searchi Perplexity vastu välja, et ma pole Google Searchi nüüd varsti aasta aega kasutanud. Et Perplexity on ka, Perplexity palju sellist taustauuringut, competitive analüüsi, just deep researchi ja siis otsimist. Või tähendab, see ongi niimoodi, et Google on otsimise tööriist, aga Perplexity on leidmise tööriist. Et mul ei ole aega surfata seal nende lehekülgede vahel. Vastuseid on vaja, lahendusi. Mul on vaja teada, mis on kõige parem. Mul ei ole vaja teha 10 kandidaadist mingit nimekirja, siis hakata neid käsitsi hindama. Et ma võin öelda seal promptis ära, mis alusel tuleb hinnata ja siis selle alusel mul edetabel koostada ja mine uuri. Ja mis platvormil siis ettevõte siuke teadmiste baas igapäeva e-maili, et kus see seotud on? Kas see on sul läbi... Meil on jagunenud niimoodi, et see, kuidas me kutsume seda AI knowledge platvormi, see on siis nagu selline ettevõtte productivity AI suit. Et see tegelikult meil ei ole veel fixed, et meil on kõik asjad kasutusel. Altavalt sellele, mis keegi eelistab. Et meil on kõigile... Ta toob kõik apid kokku siis nii-öelda või? Meil on nagu ChatGPT klient, kus on oma connectorid, kus sa saad kõik asjad kokku panna. See sõltub siis, mida inimesed eelistavad. Ja siis näiteks projekti või tootejuhid kasutavad minu arust vaheldumisi Claude'i ja siis Perplexity't. Aga nad kasutavad kursorid ka, näiteks disainerid ja tootearendajad kursoragenti ka. Ma ei teagi jah, et meil ei ole veel see nagu, kuidas nii-öelda, meil ei ole see lukus, seepärast, et minu arust on veel, turg on veel nii-öelda, võitjad pole nagu veel, et lihtsalt tuleb silma peal hoida ja siis praegu me lubame nii teha, et kellele mis asi meeldib hästi välja tuleb, et seda kasutada. Aga räägime funktsionaalsusest lihtsas keeles. Kui sa mõtled nüüd enda Katana selle toote peale, siis kuidas AI inimesel seal mingid asjad lihtsamaks teeb, et kus kohas nagu see AI tuleb mängu? Meil on ka selline pigem natuke konservatiivne strateegia, et me pigem ei näita AI-d tootes, küll aga me oleme, ütleme, muutmas seda lähenemist, et me oleme päris palju nüüd seesama Lavabliga testinud Katana laiendamist. Küsimus on siin see, et kas meie klient on valmis ise promptima endale sobivaid asju. Aga et muidu me ikkagi pigem nagu pakuksime peidetuna mingit automaatseid lahendusi umbes, et mis tunduvad nagu väga mugavad asjad, mis ma ei tea, kui sa saad öelda, et kui sellised asjad juhtuvad, siis tee niisuguseid asju tüüpi asjad, need agendid jäävad jooksma kliendile sinna masinasse või teenusesse. Umbes, mis on seotud, ma ei tea, asjade juurde tellimisega, laoseisude jälgimisega. Ehk siis klient või kasutaja ei peaks ümber seadistama,
vaid ongi see, et ma saan öelda promptis, et mul on vaja nüüd homsest Workflow automationid ja põhiliselt, jah. Et mis sa muidu seal klikid ja teed nagu käsitsi, sa mõtled, et kui iga hommik ma tulen ja hakkan selle asjaga peale, et võib-olla ma võiks selle agendi öelda, et kui hommikul tee need asjad ära nende tunnuste alusel, mis ta muidu teeb. Okay. Kas seal on esimesi selliseid võidulugusid ka nende AI asjadega või pigem see on nagu testimisfaasis, kui kaugel te nende funktsionaalsustega olete? Ma nüüd täpselt ei tea, minu arust meil on laivi pandud, mis on seotud onboardinguga, kuidas kliente paremini pardale saada, kuidas nad paremini aru saavad, mis väärtust Katana loob. Selles kogemusse on kõige rohkem praegu AI pandud. Okay. Kas sa oskad ka öelda, et milline arendaja oskus muutub näiteks 5 aasta pärast selle AI ajastuga kaasas käimas nagu täiesti üleliigses? Mis ei ole arendaja jaoks enam tegelikult oluline? No nüüd ma ei tea, millised arendajad on oma olemused, et mitte ükski oskus ilmselt ei muutu kasutuks, vaid ega see, kui sa õpid, kus sa seda õppisid, et kas sa õppisid seda ainult mingit näiteks JavaScripti, TypeScripti koolitusel käisid kood Jõhvis, või sa õppisid siis teoreetiliselt informaatikat, kus sa õppisid pigem seda, et kuidas algoritmid ja andmestruktuurid töötavad funktsionaalsetes keeltes ja protseduurilistes keeltes ja objektorienteeritud keeltes ja mis on süsteemne mõtlemine. Nende kasu ei kao kunagi põhimõtteliselt. Aga ilmselt see mingisuguse keele detailide tundmine on tõesti nagu selle väärtus langeb. Võib-olla on sul sellest kasu, kui sa pead debuggima mingit agenti. Et nad näed seda väljundit ja ütled, et oota, ma vaatan korra seda koodi ka ja siis loed sealt, võib-olla üritad selle läbi aru saada, mis valesti läks. Aga ma ei usu, sest ma olen ise juba hakanud niimoodi kasutama, et ma kasutan AI-d, et vaadata AI-d. Et kui ma küsin, et mis siin koodis nagu veidrat on, siis ma ei hakkagi ise seda blokkide kaupa läbi sortima, ma lasen AI-l otsida, mis temale silma hakkab ja mis tema meelest ei ole okei seal on. See hoiab ju meeletult aega kokku. Sa oled ühes podcastis öelnud huvitava mõiste või metafoori, arendaja kui aednik. Mis see tähendab? Mis sa mõtled siin all? Kusjuures see on hästi universaalne. See on nagu kõik inimesed, kes töötavad knowledge sfääris või nagu sellist, ma ei tea, andmete või ma ei tea, mis see eestikeelne, knowledge worker, Teadmist, isegi ma ei tea, mis eestikeelset sõna ei oska. Jääme nii. Et need kõik inimesed muutuvad agentide ehitajateks ja troubleshooteriteks. Ja agent teeb seda tööd, mida nemad enne tegi. Või mitte agent, aga agendisüsteem teeb seda tööd, mida nemad enne tegi. Et see ootab kõiki ees. Praegu lihtsalt on arendajad on erilise tähelepanu alla, kes hakkab toimuma nii finantsis kuni HR-ini välja. Et kõik jälle läheb see. Aga kes sellest kõige rohkem võidavad siis, kas see mittetehniline inimene või see tehniline inimene? Sest tagasi tuleb vaata see ühe mehe bänd, vaata, kus sul on trumm seljas ja suupill on raamiga ees ja kitarr. Et no, see on nagu, sa saad, ma olen mõelnud, et mina tegelikult ei taha seda mees, koer ja AI ettevõtet nagu teha, mis on nagu see mees kui inimene. Et ma tahaks, et oleks vähemalt 3-4 inimest, et oleks mingi social interaction ka, et mulle päris üksinda ei meeldi ettevõtet juhtida. Aga et põhimõtteliselt see liigub selleni, et iga inimene on ettevõtja minu jaoks. Siis on see fun element ka. Ja võtta, tuleb välja, et kõik inimesed naudi seda. Muidu meil oleks ju Eesti ettevõtteid täis. Lähed ma ei tea, kust te pärit olete, mina olen maalt pärit, et kui ma sinna poe taha lähen ja seda võimalust reklaamin, siis enamus inimesed ikkagi väga hirmul. Meil on piisavalt aega, et seda muuta veel. Et see ise enda elu, mõtle kui palju on inimesi, kes ta hirmutab selline asi, kui talle öelda, et sa ise vastutad oma elu käekäigu eest, et see ei ole tegelikult valitsus, mis sind mõjutab, et see on sina ise. Ei, et see on ikka Kaja Kallas, kes on süüdi minu hädades. No siis tuleb lihtsalt suur loosung või plakat valmis teha ja minna maale promo tegema, et aeg on hakata rohkem ettevõtteid looma.
see on, ta ikka pigem võtavad vedu nagu teiste süüdistamise peale küll, aga ise endaga tegelemine ei ole populaarne. Aga räägi natukene tulevikust. Milline oleks sinu ideaalne AI assistent aastal 2040? Millisena sa seda kauget tulevikku näed? Sina kui tehnoloogiajuht, mis sa nagu ette näed või mis ootused oleks sellele tehnoloogiale? Kujuta ette, ma olen siis mingi... Mida ta su eest võiks ära teha? 60 pluss midagi või? Ei ole enam keskmine asutaja. Ja mind ennast muidugi huvitavad need igasugused implantaadid ja siis kuidas elukvaliteedi parandajad, et selles eas kindlasti mul on suurem huvi nende vastu, et neid kasutada. Et võib-olla nägemine pole päris see ja mingid asjad, mis puudutavad just mingit siukest augmenteeritud reaalsust ja võib-olla veel, ma ei kujuta ette, mida see Neuralink ja asjad selleks ajaks suudavad välja mõelda. Üldiselt mulle meeldiks, kui mul lihtsalt see, mis on siis elukogemusega või see, kuidas ma elan või see elukvaliteet on parandab mu elukvaliteeti oluliselt. Et saaks, ehk siis saaks pikemalt ja tervemalt kauem elada. Jah, et see oleks kõige tähtsam. Kus valdkondades sa veel näed nagu tehnoloogiliselt, et võiks mingid huvitavamad asjad tulla, ma ei tea, on see internetiga seotud, robotid, pilveteenused, mingid autod, mis su enda nagu siuke huvi veel lisaks sellele oleks? No mulle meeldivad ikkagi need, kuidas inimkatsete jälgimine, nii et selles mõttes, et kuigi mulle tunduvad need visioonid nagu realistlikuna, siis ma tean, et ühiskonna protsessid on palju aeglasemad ja seal tekivad sellised imelikud nagu ludiidid ja muud nagu AI vastu sõdijad ja tulevad sellised kummalised asjad nagu, ma ei tea, Ukraina rahuplaan ja muud sellised asjad, et üks asi on see, et mis on see potentsiaal või et kuhu sa tahaksid see läheb, aga siis nagu see, ma sooviks seda vaadelda niimoodi, et kuidagi saab neutraliseerida neid, kuidas öelda siis, asju, mis on takistuseks sellele, et meil on parem elu. Et päris paljusid tegelasi, kes seal nagu selles ahelas on, nemad ise on jumala veendunud, et nemad teevad ka head, õiget asja. Putin arvab, et ta teeb õiget asja, päästab Venemaad parasjagu. Et ma ei kujuta ette, see rämpsu sorteerijat oleks vaja. See, pigem jah nagu sellist, kuidas võib-olla meil on vaja nagu lapsehoidjad, siuke poliitilises sotsiaalsfääris, kes nagu lihtsalt neutraliseerib ära mingi jama, mida me ise toodame seal. Mõnes mõttes ongi siis nagu sellist võib-olla siuke AI jumal oleks nagu vale väljendagi, siuke regulaator. Kui on lapsed ikkagi ei saa ise hakkama, et siis tuleb ja aitab neid. Et meil oleks kõigil põhimõtteliselt, igal riigil oleks AI president ja siis sellel veel nendel presidentidel oleks veel omakorda AI president. Digitaalse rämpsu president. No mingi selline, mis ütleme siis selle ühiskondliku korraldus hakkaks ka sekkuma AI nagu, mida vist kutsutakse, kui räägitakse nendest küpsuse astmetest, et praegu on see generative AI, mis on nagu siuke sünteesi ja puudu on veel innovatsiooni AI, mis teeb nagu originaalseid mõtteid genereerib, et mitte isegi jääda hallutsineerimisega. Ja siis on kolmas on organisatoorne AI, siis nagu see governance nagu. Võib-olla sellest ongi kasu juba, me oleme sellest rääkinud, et kui meie oleme Prompt First Company Katanas, et miks meil ei ole AI-st juhatuse liiget. Et tõenäoliselt peaks olema ka parlamendis AI saadik, kellel on oma nägemus sellest, mis jamaga siin tegeletakse ja võib-olla ta on päris kõva arvamusliider ka, et kuidas mingid poliitikaid teha või sest tal on kindlasti rohkem töömahtu nende erinevate nüansside peale mõtlemisel ja kuidas neid balansseerida. Et ma ei kujuta ette, pigem mõtlen seal. Just, ja ma olen täiesti nõus sellega, sest nii kui tegelikult inimene läheb kuhugi, me ei räägi üldse mingitest ettevõtetest, vaid ma räägin pigem, et suurel tasandil, ütleme, et
riigipead näiteks, et kui meil oleks riigipead, eks mina näen vähemalt seda niimoodi AI-d, kes teeksid nagu omavahel ka koostööd, mitte ainult ütleme, et USA-s on, vaid on ütleme ka Brasiilias, kus iganes, Araabias, on kõik AI-d, kes omavahel, kelle omavaheline eesmärk on see, et elanike heaolu tõsta või majanduslikult, et kõik läheks hästi, siis see on okei, aga kui seal on inimese käsi vahel, siis kõik ikkagi tahavad, et neil endal oleks hästi, et ainult meil oleks hästi, mina näen seda niimoodi. Ja ma arvan, et seda näitab ka tegelikult praegune selline üldine poliitiline vaadega, et aga jah, ma usun, et kui rohkem AI-d oma vahel koostööd teeks, et siis oleks täiesti teistsugune. Kui ma veel võin lisada, mingit teemat vahetada juba või mitte, aga et siin on ka palju, vaata meil endalgi on tuntud AI ekspert Jaan Tallinn, kes on mures selle pärast, et see artificial general intelligence või artificial superintelligence toob kaasa siis inimühiskonna lõpu as we know it. Ja et kas see sa võib nõustud sellega? juhtuda juba mingi siin, ma ei tea, 5, 6, 7 aasta horisont on, see on lisaks sellele, et kõik tarkvara on juba ära tehtud, on küsimus on, et kas sa tahad aega maha võtta, et milleks mul ainult 5-6 aastat ongi jäänud, et siin tuleb lihtsalt panna täiega. Aga nali naljaks, et ma olen rohkem mures selle militaarkasutuse pärast, et militaarsfääris on alati on kõik palju ambitsioonikamad, sest soovitakse domineerida või võita. Ja et seal on ka sellised, kuidas nii-öelda siis, mida ma ütleks, kompromisside tegemine mingisuguse kontrolleritega palju suurema huvi all, kus öeldakse, et äkki läheb õnneks, et äkki juhtugi midagi halba, äkki ainult vastased saavad surma tüüpi lahendused, mis võivad nagu suurejooneliselt nagu backfire'ida või tagasilööka anda. Et siin, ma ei usugi, et see OpenAI mingisuguse asjaga või Anthropic mingisuguse arenguga oma mudelitega nüüd mingi suure jama kaela toob, aga pigem ma olen mures selle militaarsfääri pärast AI rakendamine siis tapmiseks. Et seal on nagu rohkem soovi, kuidas nii-öelda siis neid tõkkiseid eemaldada, siis ma ei kujuta ette, milleni see võib välja viia. Aga mida sa arvad AI kiipidest, mida me siis saame inimese ajuga võib-olla siduda? Kas ise oleksid valmis sellist asja eksperimenteerima siin 5-10 aasta pärast? No jah ja ei, et selles mõttes, et ma ei tea ju midagi, et ma kindlasti uuriksin seda. Ja et kui see tundub mulle, ma olen ikkagi suhteliselt suure riski isuga inimene. Pigem jah, kui ei, aga ma ei tea veel, seda praegus seisus ei. Okei. Ja kui see annab mulle mingi olulise eelise või hüve, et siis ma kindlasti tahaks seda. Mis on sinu arust tõsi, aga enamus arvavad, et pole? Ei teagi, osad asjad nagu vanad, ma ei tea, mida vana info tähendab, et päris paljud inimesed arvavad, et AI, kuidagi nad võrdlevad AI-d inimesega või nagu seda LLM tehnoloogiat siis, ütleme. Ja et see ei ole tõsi, et ta ei ole üldse nagu inimene, ta on lihtsalt nagu mingi kõnekeskus, pluss siis mingi sõnade ennustamise mootor. Et ja see, kui sa ütled, et ta näiteks hallutsineerib, siis see lihtsalt tähendab seda, et see kasutaja ei oska teda kasutada. Ongi kõik. Et seal ma olen päris palju märganud sellist AI skeptitsismi, mis on seotud lihtsalt väheste teadmistega. Et ei osata seda rakendada, ei saada aru, kuidas rakendada ja siis öeldakse, et AI on midagi teinud. Kusjuures see on ka võib-olla huvitav, et kui sina instrueerid AI-d, siis output, mida tekitab, on ka sinu oma, mitte AI oma. Sina vastutad selle tulemi eest, kui sa seda jagad kuskile. Et see on ka kuidagi jäänud inimestel vist arusaamatuks, et sa saad kuidagi eemalduda sellest enda poolt tekitatud slopist.
et slop on ka sinu oma, et see ei ole AI oma. On sul mingeid häid soovitusi, kuidas seda saaks paremini kasutada või mida peaks tavaline võib-olla kuulaja? Aega panema sinna 10 000 tundi. Et siis on, kui sa vaatad seda tulemit, on ju, näiteks koodi, mida ta on genereerinud, ütled, et see on vist, kui ma nüüd siin peale vaatan, see on küll Sonnet 4.5 ja et see agent, mida kasutati, on Claude Code versioon 2. Siis on piisavalt aega läinud pandud. Aga kui ta ütleb, et ta ei tea, et see on mingi jama, et see on lihtsalt mingi halb mudel, et siis ei ole piisavalt palju aega pandud. Nüüd ma teen nalja, et ma ei ole kindel, et seda on võimalik tagurpidi tuvastada, mis versiooniga mudel on mingi koodi teinud. Aga võib-olla, kui ei ole tehniline inimene, kes ei programmeeri, kas sa oled võib-olla äriinimestele mingid promptimissoovitused? Et kood on lihtsalt output on ju mingisugusele protsessile, see tähendab seda, et mis ootused sul on, et mida ta teeb. Üldiselt on väga hea igasuguste asjade summeerimisel, sealt mingisuguse mustri või analoogia väljatoomisel ja siis selle peale mingi automatiseerimise ehitamisel. Järgneb see ja siis suure tõenäosusega järgneb 3. asi ja käivitas. Et ma ei tea, see ei ole otseselt nagu arendusega seotud, see võib olla ka e-mailide lugemisega seotud, et kui mulle tuleb seda sorti e-mail ja näiteks, mis ma töötan müügimehena, tuleb kiri, et ma soovin osta neid ja neid asju, et miks mitte, ja või agent need kirjad juba nendeks tellimusteks ära vormistada ja võib-olla ka need tellimused ära teha, ilma et see inimene sellega tegelema peaks. Aga ta peaks oskama ehitada agenti, mis seda teeb, või saama aru, kuidas agent töötab, sest tõenäoliselt algusfaasis mõned tellimust lähevad veits nihu. Sest kontekst pole õige, skoop on vale. Ta ei saa aru, millisel viisil see keelemudel kõige paremini tarbiks seda use case. Et seda tulebki harjutada. Milline on küsimus, mida sooviksid, et sinult rohkem küsitaks? Võib-olla me oleme midagi olulist siin täna jätnud nimetamata. See on üllatav, on tavaliselt see, kuidas küsitakse, et näita mulle umbes, et kuidas mingi asi töötab, näita mulle töötavat agenti või näita mulle. Arvates, et see on kuidagi nagu universaalne, et see on päris palju nagu seda AI implementatsiooni on nagu selle väga spetsiifiline sinu konkreetse ettevõtte, sinu konkreetse use case'i puhul, kus sa pead nagu teise kõlada võib sarnaselt, aga tegelikult umbes, ma ei tea, isegi kui sul on üks programmeerimiskeel versus teine, juba sellest võib tekkida päris suur lahknevus tulemustel ehitamisel, sest keelemudeli on ka oma lemmikkeeled. Mida populaarsemad keeled, seda paremad on. Kui sina oled oma teinud valiku Cobolis kasutamisel ja oma toote ehitamisel, siis ta on võib-olla mitte nii osav sinu ehitamises. Et just nagu küsimused, et mida ma selle AI-ga nagu saaksin peale hakata, et see on tegelikult niimoodi, et uudisimu ja siis selline püsivus või et teed endale selgeks, kuidas ta töötab musta kastina, pigem nagu outputi tasemel, et sa ei pea uurima, et kuidas masinõppe ja mingisuguse tähelepanu juhtimine töötab selle mudeli. Pigem ikkagi nagu, et midagi läheb sisse, millegagi ma instrueerin seda masinat ja midagi tuleb välja. Et selline input-output tasemel nagu selgusele jõudmine, et millised inputid ja millised instruktsioonid töötavad ja millised ei tööta, et saada seda tulemust, mis ma tahan. Väga hea vastus. Kui ütleme, et on praegult mingisugused noored mõtlevad, et kurat, ma tahaks ka alustada millegi asja ehitamisega. Mis on võib-olla need kõige olulisemad oskused ja millele ta peaks siis praegult keskenduma? Et nii nagu sa ütlesid, et praegu on nii lihtne tooteid ehitada, et millel peaks üldse fookuse panema? Et näiteks siis mingit ettevõtet või mis on need olulised oskused? Ma ütleks, et mingi andmeteadus ja teoreetiline informaatika on endiselt nagu matemaatika. Jah, matemaatika on ilmselt jääb endiselt oluliseks. Ja siis võib-olla ka eneseväljendusoskus promptides.
et sa pead ikkagi suutma promptida, sa pead suutma aru saada, kuidas arendada AI abil head prompti. Ehk siis sa pead oskama oma soove väljendada kas kõnes või kirjas. Mul just meenus nüüd, et mul poeg on 8-aastane ja siis me mängime vahel Robloxit koos, ta käib selles Robloxi programmeerimises ka. Siis ma olen üritanud talle õpetada, kuidas Perplexityl on selline mikrofoniga siis või audio input. Just. Ja eesti keeles saab temaga rääkida. Ta ei ütle selle peale, et ma ei valda seda. Mida GPT ja mingid siuksed tegelased vahel teevad. Töötavad praegu juba toimivad täitsa eesti keeles. Ja et siis tema näiteks ei korja üldse ülesse seda. Ta ei saa aru, miks see hea on, et ta saab küsida, et kuidas seda bossi saab maha võtta ja siis ta peab kuulab kuidas siis AI üritab eesti keelt purssida, mis tuleb teha ja mis mõõka tuleb kasutada. Ja siis ta juba ta ütleb, et ta vaatab YouTube'is videosid, et kuidas seda bossi tapetakse teda ja ta ei viitsi selle AI-ga rääkida, et see on väga tüütu. Et ma ei tea, kui vanalt ja kuidas ma temale selle mingi kasuliku use case'i selgeks õpetan, aga ütleme, et praeguse kogemuse põhjal ütlen, et lihtsalt talle võimaldada midagi teha sellega 8-aastaselt, et ta ei ole veel üles korjanud midagi. Ma ei tea, kui noori sa mõtlesid. Ma arvan, et selliseid 20-seid, et kes ikkagi mõtlevad, et ma tahaks ülikooli kõrvalt võib-olla millegi kallal nokitseda. See on äkki juba siis liiga vana, et võib-olla seal kuskil 14-15. Kas keegi nimi meelde, kuulasin seal algoritmis oli, äkki see oli ettemõte, kus oli üks keskkooli kutt, kes oli teinud mingi kinnisvara haldamise softi. Vaata, kui sa ostad maja endale, siis majaga tuleb kaasa mingi operatsioonimudel, et millal peab õhufiltreid vahetama ja millal mingeid asju tegema. Yeah. Siis ta ehitas mingi, tead seda? Yeah. Tobu siis. Tobu, jah. Ja et tal ikkagi tema ju hakkas mingi 14 või midagi siukest, kui vanalt hakkas seda tegema. No siis kui huvi tekib, siis võiks juba saada, et 20, siis ta on juba retired. Kõik tööriistad on olemas, kui huvi on, siis tasub lihtsalt täiega gaasi vajutada. Siin on jah, mingid huvitavad nüansid, aga need lähevad ära ilmselt, et näiteks, et ma siin nädalavahetusel mängisin selle Gemini 3-ga, et selleks, et see kõik tööle saada, sa pead ikkagi panema USA VPN-i kõigepealt püsti, eeldusel, et sul on arvuti installitud US Localix, ütled, et sa oled USA ekspat, oled Eestisse komandeeritud ja sul on vaja kasutada kõiki neid hüvesid, mida normaalselt Ameerika kodanikud saavad kasutada, siis sa saad tegelikult päris okeilt ruttu. Aga kui sa siin üritad siit Eestis, siis ta üldiselt ütleb niimoodi, et see geograafiliselt pole veel lubatud see ja too asi. Isegi kuni selleni välja vaada Windows 11 Copilot ei tööta samal tasemel kui USA. See Euroopa, nagu ma ütlesin, seal Lussilgi jäi silma. Mulle ikka tundub, et Euroopa on halvas seisus. Keelatakse liiga palju. Aga siis on vähemalt nipid on olemas. Ja minu arust ongi niimoodi, et see pole mitte sellepärast, et USA ettevõtted ei taha meile need anda, vaid need regulatsioonide tõttu on need teenuste kättesaadavust meile piiratud, mida Euroopa Liit on paika pannud, mitte et lihtsalt, et neil pole aega tegeleda nendega. Võib-olla isegi ei ole nende regulatsioonidega mingi probleem, neil ei ole lihtsalt ressurssi või aega ja et seda compliance'iga tegeleda, uurida, kas see kõik on sobilik Euroopale või mitte. Et siis selle tõrra ongi aeglustunud, sest nemad tahavad ruttu turule tulla. Siis nad lähevad sinna turule, kus võib, ja siis kui neil kunagi aega tekib, siis nad vaatavad sinna, kus on regulatsioonid vaja läbi. Et see on halb. Lähme kiiret küsimuste vooru, Markus, kui sa äkki tahad veel midagi lisada või mitte? Ma arvan, et minu viimane küsimus enne seda küsimuste vooru on see, et mis on sinu siis edu see varjupool, millest keegi tavaliselt ei räägi. Et sa võid ise defineerida, mis sinu jaoks edu tähendab, et kuulajad ja meie aru saaksime, aga jah, mis on need varjupooled? Varjupooled on ilmselt, kus sa mõtled, et tahaks, et oleks paremini. Ja
mul on ajaprobleem mingi ränk, nagu me siin istume pühapäeval. Et ma tahaks, et mul oleks rohkem aega või siis, et võib-olla ma peaksin kokku tõmbama neid teemasid, millega ma tegelen, aga see on päris keeruline, noh, et mul on nagu mitu mütsi, on ju, isa müts, ettevõtja müts, mingi, kuidas siin öelda siis, Eesti patrioodi müts, mingi küberkaitse müts, et neid on nii palju, et ma siin mõtlesin, et ma eile terve päeva töötasin, laupäeva hommikust õhtuni, oleks võinud võib-olla lastega mängida rohkem. Et see häirib mind kõige rohkem, see aja, et isegi kui ma olen väga osav oma aja planeerides, aja ma planeerin ikkagi nii, et kõik need mingid muud asjad saaks enne valmis. Siis mõtlen, et ja siis õhtul mul on see aeg. Siis, ikkagi mulle tundub, mis mind segab on, et päris palju pere arvelt tuleb seda praegu. Ukse taha ei tõsteta veel, aga et tuleb tähelepanelik. No nii, väga hea. Aga lähme kiirete küsimuste vooru. Saad täpsustada ka oma vastust või siis lihtsalt valida ühe variandi. Kui sul on olemasolev toode, kumb on tähtsam, kas kasutaja kogemus või uued funktsionaalsused? Kasutaja kogemus on mulle vist olulisem. Kasumlikkus või kiire kasv? Kiire kasv on kindlasti huvitavam. Kas PlayStation või lauamängud? Mulle siis lauamängud. Human in the loop või AI in the lead? See sõltub nüüd faasist, et kui alustad, siis human in the loop, aga kui juba töötab, siis AI in the lead. Et saaks delegeerida? Mulle ei meeldi väga nagu lihvida asju, et kui juba mingi asi töötab ja sa tahad ta nagu kõrvale lihtsalt lükata. ChatGPT, Claude või Gemini, kui ühe peaks valima? Praegu ütlen Claude, Gemini nagu on veel undecided. Nemad kahekesi. Anname nädala. Ja mis küsimuse sa jätaksid järgmisele podcasti külalisele? Kas mulle ka jäeti midagi või? Me alles alustame sellega. Ma teen uus rubriik. Sulle ei ole jätnud. No kindlasti mind huvitavad need riskid, need kuidas areneva AI-ga toime tulla, et kuhu see jõuab, et kas tuleb siis meie eksistentsi lõpp, mitte need nagu lõpp, vaid ütleme meile praegu arusaadav eksistentsi lõpp, et see võib olla mingi muu eksistents, aga vahet pole, me ei tea. Ja et kas sellel kehtib selline 80-20% reegel, et me oleme tulnud 80% väga kiiresti, aga see viimane 20% tegelikult on see, et kõik datacenterid peavad ehitama endale tuumaelektrijaama, et üldse seda viimast hüpet teha, et lihtsalt ei ole piisavalt elektrit, et jõuda selle AGI-ni. No midagi siukest, et mis need on need asjad, mis meid päästavad surmast hukust? Ma arvan, et see on suurepärane küsimus. Aitäh sulle meie juurde tulemast ja seda kogemust jagamast, nii et aitäh ja näeme juba järgmises podcastis. Suur aitäh! Aitäh kutsumast, väga tore.